Räägi, mis toimus sinu peas aastal 2016, kui sa siis võitsid Euroopa meistritiitli, oli see niimoodi? Jah. Kui sa kirjeldad seda raamatus, et sa ei olegi varem niisugust asja tundnud, et sul olid seal mitmed isiklikud asjad olid seal võistlusel, et eks-naine oli vist žüriis üldse, on ju, ja et siis sa tundsid justkui tohutut kurbust ja rõõmu nagu samal ajal, et mis tunne see nagu on, et see on kindlasti mingi niisugune meeldejääv moment on ju elus üldse, et see ei ole niisugune igapäevane tunne, et ma ei tea, kohv maitseb hästi või? Jaa, see lugu erakordseks selle muutiski seesama, et lihtsalt see aura või õhkkond, milles see juhtus nii-öelda see Euroopa meistritiitli võit, ta sattus jah kokku, et kuna ma olin pool aastat varem lahutanud oma kooselu 10 aastat kesknud abielu, eks ole, siis sattus ta lihtsalt sellisesse aega esiteks, kus ta oli nagu vaimselt raske aeg, kus ma pidin nagu ennast kokku võtma. Ja teine asi lihtsalt, et selle võistluse paigas sattus kokku tõesti see, et mul oli ekskaasa oli selle võistluse lavakohtunik. Lavakohtunik siis ütleb võistlejatele, kus nad siis seisavad, millised numbreid siis teised kohtunike paneel on tavaliselt, ütleme, istub siin saali poole peal, kus inimesed istuvad, võistlejad seisavad nagu sina seal, eks ole, ja siis lavakohtunik ütleb, et Taavet, sina seisad siia, ma ei tea, Ott siia, Jüri või Ants seisab sinu kõrvale sinnapoole, põhimõtteliselt natuke nagu dirigent, kes näitab lava peal, kes kus lähevad, et keda kohtunikud soovivad näha, eks ole. Ja juhtumisi sattus jah niimoodi, et tema siis uus mees oli selle võistluse konferentsee, tema näitas sulle siis? Tema juhatas mind lavale nagu nii-öelda ja kommenteeris seda võistlust selles mõttes nii palju kui võikas ka need kohad välja, kes mis kohad saavad, et ühesõnaga see võistluse olustik ei olnud kindlasti kõike muud kui soosiv nagu sellel korral ja väga raske oli seal kuidagi pidi nagu keskenduda võistlemiseks, nagu kui sul on kogu see film nagu silme ees nagu jookseb, eks ole, vaata sul võivad need asjad olla, et ongi lahutus olnud okei, see on tore, aga ma ei tea, naine on ka kodus kuskil teisel maal hoopis, ma ei tea, uus mees seda võib-olla polegi näinud, kes see veel üldse on, eks ole, aga sul on kõik see film on sul silme ees nagu need inimesed, üks seisab siin, teine seisab siin, need vilguvad sul kogu aeg silme ees. Ehk see muutis selle soorituse keeruliseks, aga siis see tulemus, mis sealt tuli, et tõesti selline tunne nagu ei enne ka peale seda ei ole õnnestunud kogeda, kus on kaks asja, saab kokku inimese kehas. Meeletu ülevoolav rõõm ja meeletu kurbus. See ongi keeruline üldse kirjeldada või kogeda seda, ma isegi ei tea, mis situatsioonis seda veel on võimalik kogeda, kus sa meeletult rõõmustad ja kurvastad samal ajal nagu. Ehk siis tegelikult see kurbus oli ju varem sisse kuhjunud mingi emotsioon, mis minus ju oli olemas, eks ole ju, sest ega ma ei kurvastanud ju millegi muu pärast, vaid ikkagi selle eelmise seisu pärast, mis mul oli, aga ühtäkki tuli selle kurbuse sisse siis selline meeletu õnnestumine ehk 16. katse, mis siis oli, see oli ju ma käisin ennem siis 15 korda kohal, et võita Euroopa meistritiitlit ja see oli siis 16. kord, kui ma läksin jälle selle teadmisega, et äkki see kord on nüüd see kord, eks ole. Ja see juhtus just sellisel ajal, kus oli emotsionaalselt mul väga kurb sisemine seisund. Ehk mis omakorda nagu siis võimendaski sellise, see saigi ainult juhtuda sellise, ütleme, väga kurva fooni pealt, sai juhtuda midagi väga head ja võt siis need tunded said üksteise sees kokku ja toimuski selline vabanemine. Isegi kui ma praegu seda räägin, tuleb endal kananahkjad peale, seda nagu kuskil ajus elad seda uuesti nagu läbi, eks ole. Nii et, ja ma olen väga tänulik sellise tunde ees, sest tegelikult ma kuidagi sain koheselt nagu esiteks tänu sellele suurele õnnestumisele meie omavahelised suhted nagu paranesid nagu märgatavalt seal. Ja nendest ma kirjeldangi seal järgmistes peatükkides, kus need mul juba kasuks tulid, eks ole, see oli väga väikse ajaga, seal mingi pool aastat hiljem tulid veel paremad asjad mul seal tänu võitudele juba siis nende inimeste abile tulid mul, et nii et nad mingid asjad elus peavad juhtuma, et veel paremad asjad saavad nagu tullus veel. See tundub jah, et kuidagi hästi palju oli tol hetkel mängus, et kindlasti oleks tunne olnud hoopis nii-öelda teistmoodi, kui sa oleks näiteks saavutanud mingisuguse kehva tulemuse või pettunud selles on ju, et siis oleks kuidagi nagu kahekordne võib-olla kurbus olnud, et see läks on ju nüüd halvasti ja isiklikus elus ei ole nagu kõige paremini, aga siis justkui sai nagu mingi selle võiduga ikkagi lõpplahendi nagu mitmed kaua õhus olnud nii-öelda. Asjad jah, seal sai nagu lõpplahenduse selle stseeniga ja just, et need inimesed olid seal koha peal.
see võimendas seda tunduvalt, noh see oleks võinud ju juhtuda niisama, neid inimesi seal ei oleks olnud, aga veel eriti, et ma nagu suutsin tundeid kontrollida, ma suutsin ka keskenduda teades ju, et see asi seal tegelikult juhtub ja need inimesed on seal seotud selle võistlusega nii-öelda, siis ma suutsin ikkagi ka võistluse ettevalmistuse teha, noh sellise, et ma läksin sinna heas mõttes nagu seda emotsiooni saama, ma sain aru, et noh, see peab juhtuma nagu sellisel kuul, aga et noh, et seda tunda või mis tunne see on, ega ma ei kujutanud seda nagu ette, vaata. No selles mõttes see kindlasti ju, noh, mina kulturismist midagi suuremat teadmata, aga saad ikkagi aru, et sul võis ju nii-öelda, noh, musklid võisid olla tasemel, sul võis vorm hea olla, on ju, aga kindlasti seal laval on ju väga suur osa selles, kuidas sa nagu presenteerid seda enda vormi, on ju, kõik see poseerimine, see, mis, noh, kuidas sa nii-öelda presenteeridki täpselt seda tööd, mida sa oled teinud, on ju. Ja ka see emotsioon, kuidas sa seal oled, noh, naeratades, näidates justkui, et tegelikult mitte midagi ei ole, kõik on juba hästi, eks ole, noh, tegelikult sees ei ole väga hästi, eks ole. Ja teine asi, kuidagi, kus on raskem kindlasti vormi teha, et kui inimesel on stress, siis tegelikult ka selline tippvormi saavutamine, ütlen ausalt, on suhteliselt keeruline, kui mitte võimatu nagu, aga ma isegi imestan, et ma selle fooni pealt suutsin teha sellise tippvormi, et võita Euroopa meistrivõistlused, sest mul on tihti on näiteks ka treenitavad, kes käivad, noh vahet ei ole, kes tahab kaalu maha võtta ja mis iganes ja noh, murad nagu pead, vaatad inimene justkui järgib väga hästi trenniplaani, toitub ka justkui jumalast okeilt, no tegelikult peaks nagu asjad alla tulema, noh. Varasema kogemuse põhjal peaks kõik toimima nagu, tegelikult ei toimi, vaatad, noh, pilt on ikka udune, kaal püsib, pigem vaata, et tõuseb. Ja siis tihti ongi see, et küsid, kuule, aga tegelikult kas sul kõik on hästi kodus või on sul töö juures, et tegelikult ei ole, noh, tegelikult on sellega jant või seal on jama seal, noh, ja tegelikult selgubki, et keha on nagu sõna otses mõttes seisab nagu, noh, ta ei tee koostööd, nagu vaatamata sellele, et energeetilises mõttes on defitsiit. Ehk siis tihti ma peangi inimestele ütlema, et sorry, ma nagu ei saa teid aidata, kui te ei lahenda neid asju nagu mis foonil toimuvad nagu ära. Ja nii peaaegu see stress laheneb, vaatab, kaal hakkab kukkuma, kõik toimib. Nii et ka see, mis peas toimub, mõjutab väga palju meie ka vormi saamist või üldse, kui nagu öeldakse, kui keegi tahab ka kehakaalu reguleerida, sõltub ka suuresti sellest, millised mõtted seal peas on ja kui palju seal seda stressi on ja kuidas inimene sellega toime tuleb nagu. See on mingis mõttes ja täiesti siuke huvitav faktor, sest kui vaadata kaalulangust või juurdevõtmist, siis see tundub on ju väga lihtne matemaatika, kalorid sisse, kalorid välja, noh, matemaatiliselt sa ei saa mitte midagi teha, kui sa oled on ju defitsiidis, siis peab minema, on ju, et pole nagu muud lahendust. Aga tegelikkuses on asi keerulisem, jah, ja seda, noh, võistlejatega ja pidevalt ütleme eelkõige ka naistega, naisportlastega tegeledes, ma treenerina, siis ma olen ju näinud seda täpselt, et naiste peas eriti see asi nagu, kui seal on nagu ikka asjad pahasti või seal on mingi stress, noh, siis meil ei ole mõtet isegi noh, mõningal juhul me peame võistlusvalmistuse katkestama ära, sest ma näen, et siit lihtsalt ei tule, noh. Sealt lihtsalt ei tule, noh. Siin ei ole mõtet nagu selle protsessiga edasi minna, tervist ära rikkuda ja me katkestame selle protsessi. Enne kui me saame selle foonil olevad asjad ära lahendada. Ja seal oli füsioloogilise, ütleme, toimimise või mitte toimimisega midagi pistmist, seal on puhtalt emotsionaalse mingi stressiga, mis on peas, mis on kehaväline asi, aga see on vaja ära lahendada, kuna juhtimissüsteemis on viga, võib öelda. Ja siis ei tee ka keha koostööd nii-öelda. Näiteks selle samal võistlusel, mis su rasvaprotsent oli või mis sul kõige madalam rasvaprotsent elus on olnud? Mul on tõenäoliselt neid kõige madalamad mul ei ole õnnestunud mõõta. Lihtsalt meil ei ole olnud selliseid mõõteseadmeid käe pärast. Noh, kuigi kaliiber omal ajal, kaliibermeetod, mis on kõige lihtsam, noh, see on siis nahavoldi paksusi erinevas kohas saab mõõta. Ma arvan, mul ei ole ära mõõdetud, aga noh, mul on olnud ka sellised tippvormid, kus on öeldud oma maailmameistrivõistlustel oma kaalukategoorias, et see mees on kõige kuivem. No kui te selle maailmameistrivõistlustel öeldakse kuivemat venda, siin ei ole olemas. No tahu. Eesti esu.